tere! Mäkki tegi hääl. Tere, ma natuke lükkan sind siia. Nii. Tere. Käes on pühapäev. Ja meie sööme siin arbuusi. Ja kas Leo ärkas täna nohuga? Mis te arvate? Siin tõenäosus on väga-väga kõrge juba tänaseks. Jah. Ärkasid? Jah, ärkas küll. Ja mul on juba PTSD. Panen laua peale või? Jah. Sellest eelmistest haigustest, nii et ma ei julge teda homme isegi hoidu viia. Nii et ma arvan, ta jääb koju. Selle väikse nohuga. Võt, aga me täna omal maal. Kell on 3. Me käisime täna hommikul Ülemistes. Juuame? Tahad juua? Kas ma panen siia juurde sulle või? Ei? Saad? Ära kalluta, ei tohi kallutada. Ei ole seda nippi veel selgeks saanud, jah? Oh my god. Ühesõnaga, ma käisin täna Ülemistes, ma käisin endale mingit särke ostmas või toppe. Ja siis ma ostsin Leole Pepkost sellise auto. See maksis mingi 7 euri. Selle pudeli. See maksis 2,50. Siis ma ostsin selle. Kohe näitan. Sellise komplekti neid. Oh my god. Neid joonistamise värke. Ka väike ja süuke suur. Sa tahad siia joonistada, jah? Sööma arbuus ära kõigepealt. Ühesõnaga, see oli üks komplekt ja see maksis 6 euri. Ja siis suveks mõtlesin, et kuna see suvi võib põhimõtteliselt tulla üle öö, ma mõtlesin, et on hea, kui on olemas see. Selline asi. Võtsin terassi lasta. Selline bassein. Ja see maksis 12 euri. Nii et ma arvan, et see oli päris hea. Selliseid siniseid Ülemistes rohkem ei olnud, aga olid selliseid päris ilusaid nunnusid, roosakaid. Nii et kes tahab, siis seal veel on. Võt nii. Leo on lihtsalt üleni arbuusina. Võtate suhu päris ei panest liima. Ma proovin panna. Tere hommikust. Või õigemini tere esmaspäeva ööd. Mõtlesin, et teate, mis on tore selle öösel tööle minemise juures on. Okei, mul ei ole häält. Nii. See, et ma saan ennast täiesti rahus, nagu täielikus vaikuses oma mõtteid peas kuuldes
valmis panna. Sest et kui ma lähen tööle 9 või mingiks muuks kellaajaks, siis käib mingi jõhker siblimine siin kodus esiteks. Ja kogu aeg on mingi emme, anna seda, emme tahan seda, midagi sellist on ju. Või siis siuke teismeline jonnib, sest ei taha, ma ei tea, mingid riidid selga panna või ma ei tea, kooli minna ja okei, praegu kool sai õnneks läbi, on ju. Aga jah. Hakkame selle nädalaga pihta. Tuleb üks teine nädal. Eelmine nädal ma ei käinud muidugi mitte ühtegi korda trennis, aga see on mõneti ka mõistetav, ma olin lastega üksinda suure osa nädalast. Ja Leo oli haige ka veel nädala alguses on ju. Ja siin nädalavahetusel meil oli selline, tahtsin kuidagi lastega rohkem koos olla ja et ei läinud trenni. Oot. Aga jah, ma võtan oma vitamiinid nüüd kiiresti sisse ja sõidan tööle. Teate, mis on veel tore selle öösel tööle minemise juures? Liiklust ei ole. Nii et see on ka tore. See on ka positiivne. Võt. Kell on 8. Ja ma lähen nüüd koju. Ja ma hakkan ausalt öeldes vaikselt närvi minema. Mis värk on nagu? Juuni on kohe keskel juba. Ja nagu, mis siis see 12 kraadi tuul, põhimõtteliselt kohe hakkab vihma sadama. Mulle ei meeldi selline ilmarant siia praegu, aga tõesti nagu, kus see suvi on? Kus? Okei, lähme koju. Tere hommikust! Käes on... Mis päev on, Leo? Teisipäev on. Ja ma siin sätin ennast põhimõtteliselt tööle valmis. Mulle meeldib, et mult on küsitud, et mis on mu juuksehooldusrutiin. Ja ma olen kõige rutiinitum inimene selles osas üldse, mida sa naerad. Ma reaalselt, ma nagu olen kõige kehvem enda juuste eest hoolitseja üldse, ma arvan. Ma käin juuksuris nagu jumal juhatab mingisugune kord aastas võib-olla. Siis kui vaatan, et juba väga lappes on. Nagu, et peaks otsi lõikama ja peaks värvima ja ühesõnaga... Aga mind on selles osas õnnistatud just väga head geenidega, et mu juuksed kasvavad väga ruttu või noh, päris kiiresti. Et ma lõikasin enda juuksed põhimõtteliselt, mul lõid peaaegu tagumikuni juuksed siin aasta aega tagasi ja ma lõikasin need sügisel põhimõtteliselt umbes siiamaani või. No ikka niimoodi, et ma ei saanud isegi põhimõtteliselt patsi panna, on ju. Ja need on mul põhimõtteliselt juba, noh, üle õla, on ju. Et need kasvavad mul kiiresti. Ma ei tea, kas siin sellest, et ma võtan nagu erinevaid vitamiine suhteliselt nagu tublisti, kuigi ma ei võta eraldi midagi nagu juustele. Aga minu juuksehooldusrutiin on see, et ma pesen juukseid suht suvakatel aegadel, ehk siis mul ei ole mingisugust sihukest, et ma pesen nüüd kord nädalas või 2 korda nädalas. Kui mu juuksed on mustad ja ma pean kuhugi minema, siis ma pesen neid. See võib juhtuda üle päeva, võib juhtuda ka, ma ei tea, 2 päeva vahet, on ju. Suht suvakate šampoonidega ei ole mingid salongitooted, täiesti nagu tavapoodides müüdavad, kas mingi Saiasi šampoon või ma ei tea, mingi sihuke. Sa tahad
kallistada või? Jaa. Ühesõnaga, ja ma kuumtöötlen neid üsna tublisti, föönitan ja sirgendan, nii et ma olen tõesti nagu the worst of the worst põhimõtteliselt. Ja mida ma kasutan on see, et ma panen mingit õli otstesse ja kui ma föönitan, siis ma kasutan, ma lihtsalt nagu, kuna ma just hakkan kõike seda tegema, sest need asjad on siin, see ei olnud nagu on purpose tegelikult, siis ma kasutan seda soolvett ja selle ma varastasin ka Mihklilt, kui aus olla, sest et oh my god, see lihtsalt lõhnab imeliselt. See on lihtsalt imehea lõhn. Ja see tegelikult on mõeldud selleks, ma olen aru saanud, et ta annab juustele mingit struktuuri, ehk siis kui sul on näiteks lokid, siis kui sa föönitad ja lased enne seda, siis juuks muutub natuke nagu struktuursemaks ja siis see sinu loomulik lokk nagu püsib seal paremini ja ma ei tea, volüümi on rohkem. Anyway, nii palju siis seda juukse juttu. Ühesõnaga, ma panen seda õli siis siia juustesse. Eile oli selline päev, mis ma ütlen kohe, kuidas ma seda nimetaks. Mul oli täielik paha tuju päev ja ma tundsin, et ma olen kõige mõttetum inimene. Kõik on halvasti, midagi mulle ei meeldi. Ma ei tea, ilm oli nii hull lihtsalt, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei tea, see ilm lihtsalt mõjutas mind nagu nii väga, et ma tundsin, et kõik mõtted olid nagu nii halva. Et mida ma üldse vlogin, ma olen mingi mõttetu. Kogu aeg on samasugused, ma ei tee mitte midagi. Ühesõnaga, mingi täiesti nagu ketrisin oma peas. Aga õnneks täna hommikul ma ärkasin parema tujuga. Ja üks põhjustest on see, et meil vahetati eile lõpuks ometi laud välja. Söögilaud ma näitan ka ja ma olen lihtsalt, me oleme nii rahul sellega. See on nii palju parem. No, see on väga sarnane sellele, mis see ennem oli, aga jalg on teine ja värv on teine. Ja suurim vahe on see, et see on nüüd täispuidust. Et me tegime selle vea, et me ostsime mitte täispuidust laua, mis oli üsna selline krõbeda hinnaga nagu anyway. Ja mõtlesime, et äkki see nagu püsib, aga see oli nii halva kvaliteediga, et see oli põhimõtteliselt nädalaga oli seal mingid kriimud peal. Ma saan aru, et see oli nagu paber oli sinna peale kleebitud. Ühesõnaga, see oli nii halb. Ja õnneks me saime nagu selles mõttes nagu välja vahetada, et me saime uue laua valida. Noh, me pidime muidugi juurde maksma, sest et see on täispuidust laud, ehk siis see on kordades nagu kallim, on ju. Aga see kvaliteet on lihtsalt nii palju parem ja see värv sobib siia nii palju paremini, et ma ei tea, kui palju te ennem nägite, aga meil oli selline must ja spruun, siuke hästi suur ja suhteliselt kõrge nagu laud ja see veits tegi seda tuba nagu, seda välja või? Oota, ma võtan tea välja ja see tegi selle nagu kogu selle vibe'i siukseks nagu office vibe'iks või ma ei tea, kuidagi ei olnud väga kodune. Kui ma seda täna hommikul nüüd nägin, Mihkel pani selle eile kokku, ma eile olin ka, kuna mul eile oli nii paha tuju, ma olin nii väsinud ka. Jah, siis mitte midagi mulle ei meeldinud. Nii et tänane tuju on juba parem. Aga jah, see distractisid mu mõtteid juba jälle. Ühesõnaga, täna on juba parem päev, ma üritan selle vlogimislainil kuidagi nagu tagasi saada, see eilne päev oli tõesti täielik nagu katastroof. Sa tahad ennast peeglist vaadata või? Vaata, kes see on ilus poiss? Kes see ilus poiss on siin? Ja see Leon nohu on ka ikkagi nagu, oi kui lahe sa oled. Edvist, et praegu mul on siin peegel, siis ta vaatab ennast siit. Väga ilus.
et see leonohu natukene nagu endiselt lööb mind ka rivist välja. aga it is what it is. ja lähme selle päevaga edasi. aitäh! ma kohe näitan seda lauda ka, siin on väike mess ka, aga vähemalt saate aimu. me oleme selles mõttes nagu täiega rahul. ühesõnaga, see uus laud on siis selline, et siit on näha ka, et see on natukene nagu struktuursem. muidugi siit video pealt ei jää võib-olla see värv kõige parem. ja jalg on ka nagu teistsugune. et meil veits on tunne, et võib-olla need toolid pole nüüd nagu päris õiged. aga vaatame, võib-olla peab need toolid siis nagu ka välja vahetama. aga muus osas, no mulle väga meeldib ja noh, ikka palju parem on. ja nüüd me saame kogu selle sisustamisega lõpuks ometi ka, issand hambapasta. lõpuks saame selle sisustamisega nagu edasi ka minna, et meil ei ole lampe, meil ei ole diivanilauda, meil ei ole suurt, mis sa teed? suurt midagi siin vahepeal edasi liikunud mingisugune mitu kuud tegelikult, sest me ootasime seda lauda ja me tahtsime, et see laud oleks päriselt olemas, me teaks täpselt, milline see on, kuidas see siia jääb, et kõike muud sisustust nagu hakata sellega siis ikkagi sobituma. Sest alguses siia kolides oligi nagu väga suur challenge see, et me pidime kõik asjad valima täiesti nagu tühja ruumi ja tühjadesse ruumidesse. See oli ikka päris keeruline, et loota, et kui nad kõik nagu lõpus kohale tulevad, et need omavahel nagu toimivad ka, et muidu on ikka, et ma ei tea, sul on köök olemas, siis sa vaatad umbes milline diivan võiks sobida või et kui sul on diivan ja ma ei tea, laud olemas, siis sa mõtled, et okei, et millised kardinad võiksid sobida. Et me ei kasutanud ju mingit sisekujundajat. Kõik valikud tegime ise, et jah, aga mulle tundub, et see laud nagu toimib siin palju parem. Ta on madalam ka, kui see eelmine oli, et ta kuidagi loob seda kodusust rohkem, et ta sobib nagu ülejäänud toaga ka paremini, et meil on ikkagi üsna nagu pigem nagu soojad pruunid toonid ja see must ja pruun oli ikka nagu väga, ma ei osanud seda nagu kuidagi, ma ei tea, kuidas öeldakse, dekoreerida või. Ma ei osanud sinna lauale mitte midagi panna ka, kogu aeg oli nagu ei toiminud see värk. Nii et jah, me oleme väga happy'd. Nüüd on nagu toolide osas veits siuke, veits peame vaatama, et äkki kas peaks need ka kuidagi mingit muud tooni olema või. Lea pole ikka juuksuris käinud. Nii et aasta ema siin. Aga okei, ma ei jookuta enam. Vähemalt, teate selle koolivahe juures on see hea, et hommikune mingi ülesajamine ja see mõnikord see vind, mis sealt tuleb, et tahaks magada, tahaks mitte kooli minna, ja see on ära jäänud. Et toimetame siin Leaga kahekesi. Mihkel läks hommikul juba trenni, ta tuleb tagasi, sest siis ma saan tööle minna. Leo jääb koju oma nohu pärast. Ja jah, that's that. Võt, siuke update siit täna. Leo viskas auto vastu maad. Tere hommikust.
nii kui ma selle tere hommikust ütlen, siis Leo lihtsalt, mis sa naerad, hakkab naerma. ta on mul siin väike mees. Kust ma nüüd siis alustan? Ühesõnaga, märkamatult on kätte jõudnud jälle reede. Mul on 2 nädalat, ma tunnen, et 2 nädalat on olnud sellised kuidagi pilla-palla, mitte väga hea rutiiniga. Ma ei ole käinud trennis, sest lihtsalt pole jõudu olnud, pole aega olnud. Eelmine nädal ei olnud Mihklit, seega see lõi nagu kogu rutiini kuidagi nagu rivist välja või noh, fookuses olid mingid teatud asjad, mida pidi lihtsalt ära tegema ja muudeks asjadeks aega ei olnud. Ja see nädal on kuidagi tööalaselt olnud võib-olla natuke keerulisem. Mul siin viimased päevad on olnud nagu emotsionaalselt võib-olla natuke raskem. Et jah, selline kuidagi väsinud olek ja no see ilm ju ka üldse ei toeta nagu mingisugust muutust selle tuju osas kuidagi. Et ma ei tea, ma ikka siin nädala alguses täiesti nagu vihastasin, mis mõttes meil on nagu juuni keskpaik kohe nagu, et varsti suvi läbi jälle. Kus on ilm, mis oleks suvele nagu kohane? Ja, aga nüüd tundub ja paistab, et mingi väike sinine nagu taevajupp sealt juba nagu piilub. Ja nädalavahetusel lubab ikkagi ilusat ilma, nii et me võtsime plaani, kuna me oleme olnud siin super kodused ja kuidagi stress, sorry, mu kohvimasin hakkab siin ka ennast puhastama. Nii, ühesõnaga, kuna me oleme olnud siin väga kuidagi pinges ja kodus, siis me mõtlesime, et me võtame ette väikse väljasõidu ja läheme Pärnusse nädalavahetuseks. Jah, siis laste vanemad elavad seal, et siis saab lapsed natukene sinna puhkama saata ja saab ise natuke puhata, et me võtsime, mis sa tahad? Ja me võtsime, bookisime endale mingi Airbnb seal, et jah, saame sõpradega kokku ja saame natukene nagu välja sellest keskkonnast siit praegu, et uuel nädalal siis kas sa näed iseennast sealt või sa näed emmet? et uuel nädalal siis kuidagi jälle sinna trenni rütmi ja kõike sinna nagu tagasi saada, et Leo, kõige lisaks Leo on ka terve see nädal ju kodus olnud jälle, et tal oli siin nohu, nüüd hakkab ära minema. Ja kui muidu siukse mingi väikse nohuga iseenesest ju tegelikult ei ole väga hullu, kui seda on juba ravitud ja kõik ei ole nagu mingi kollane tatt, vaid selline nagu mitte nakkusohtlik nii-öelda, võiks ju viia juba ka hoidu või kuskile, siis kui vähegi võimalust, siis me ikkagi hoiame teda kodus. Nüüd veel enam, kui see kõrvapõletik koht on ikkagi pidevalt õhus, et me ei tahaks talle nüüd praegu ikka antibiootikuma uuesti kuidagi peale saada, et tal siin väikese vahega 2 korda olid. Aga mulle tundub, et see on olnud jah, kuidagi nagu õige otsus ka, et me oleme seda nohu siin nüüd igatepidi ninast välja tõmmanud ja puhastanud, et see on nagu päris hästi aidanud. Aga see on olnud nagu selles mõttes väsitav, et Mihkel on olnud Leoga kodus, mina olen tööl käinud, Leo ja Mihkel on siis nagu Leoga koos siin tööd teinud ja Brianna on tegelikult päris palju aidanud, et jah, et meil see Pärnusse sõit, ma arvan, on nagu tore vaheldus.
sellele kodusele elule. Sest jah, mina ju tulen töölt ja noh, siis ma võtan ikkagi Leo kohe enda hoole alla, on ju. Aitäh, et temaga mängida ja et Mihkel saaks siis nagu fokusseerida vähemalt õhtul nagu rohkem tööle, et jah, selline raskem on olnud see periood siin praegu. Kõik või? Jah. Ja täna me lähme Leoga arstile, mis on selline siis tavapärane kontroll, mis oleks pidanud vist olema juba aasta alguses, aga me oleme seda kogu aeg edasi lükanud, küll ta on haige olnud, siis meil ei ole kuupäevad sobinud. Jah, on ju, selline kaalunemine, mõõtmine ja üldine vist nagu seisundi hindamine, et kas sa sa oled tubli poiss ja kasvad ilusti ja teed kõik ilusti, et me läheme sinna täna. Ja see on kell 10 ja peale seda ma lähen siis tööle ja tööpäev on kella 5-ni. Ja siis homme lähme Pärnusse. Ja vaatame, mõtlen, et ma üldse praegu ei adu, mis siin vlogis on, nii et võib-olla siis Pärnu klipid tulevad siia ka veel. Võib-olla tuleb eraldi vlog, aga vaatame. Vot. Jah. Kas sa tahad teha tšau-tšau ka või? Tahad teha tšau-tšau siia? Kes seal on? Kes siin on? Kes siin on, väike mees? Kes see väike mees on siin? Ja no Brianna naudib oma täierinnal oma vaheaega, nii et see paneb korralikult magab alles. Kell on muidugi alles 7 ka. Jah. Kell on 7. Sa oled nii armas ja mõtlesin, et ma näitan roose. Need roosid siin. Ma ei tea, kas seda näha või? Vaadake, kui ilusad need on. Ja need kingiti mulle 1,5 nädalat tagasi või? Midagi sellist. Ja ma pean ütlema, et ma olen väga tubli. Aitäh. Jah, paneme püksid jalga. Ma olen neid ilusti iga päev lõiganud ja neil iga päev vett vahetanud, nii et ma pean ütlema, et see vist on toiminud. Mis sa tahad? Jah? Võt. Nii et need on täiesti nagu ilusad mul siin. Vaadake. Võt. Aga ma mõtlesin, et ma ikkagi tõmban selle vlogi otsast kokku. Et ma ei taha ju neid... Aitäh. Leo toob mulle ainult asju, et võiks nagu kuskil minema hakata. Et ma ei taha seda väga pikaks ikkagi ajada. Jaa, väike mees. Nii et kui sa jõudsid siia lõppu, siis suur aitäh sulle, et vaatasid. Võid jätta mulle ikka väikse laigi. Ja kui sa ei ole veel subscribe'inud, siis võid vajutada subscribe. Ja ma arvan, et järgmine vlog tuleb siis äkki Pärnust. Aga olge tublid ja paistab, et nüüd hakkab ilm ka paremaks minema, nii et nautige suve. Olgu siis, olge tublid. Tšau!